Aitäh kõigile. Kõigepealt suur tänu ettekandjate, korraldajatele, et üldse niisugust regulaarselt harvikhaiguste päeva korraldatakse, sest ühiskonnas ju kõik info kaob kohe ära. Eile oli midagi ja homme enam keegi ei mäleta, et selles mõttes see regulaarne korraldamine, ühiskonnale meelde tuletamine, et kõik ei ole ühtemoodi siin ühiskonnas, see oleks kohutav, kui me kõik oleks ühtemoodi. Nii et see on väga suur tänu. Ütlen ka oma tagapõhja, minul teaduslikku tagapõhja on palju rohkem aastate mõttes, kui mul on poliitilist tagapõhja. Nii et selles mõttes, aga ma täna räägin siiski poliitilisest seisukohast, aga ega ma ei saa oma ajusid ju ajust välja võtta, nii et siin saab ühte ja teist. Et selle slaidi peal siin on kõiki neid numbreid olete täna juba eelnevates ettekannetes kuulnud ja ilmselt kes ka väga hoolega vaatas, siis näeb, et peaaegu iga ettekandja kannab siis erinevad numbrid ette. Et kui ma hakkan siin sellest kõige viimasest reast, et hinnanguliselt minu arvutuste järgi võiks olla 80 000 – 100 000 inimest, minu eelnev ettekandja ütles, et neil on 4500 haiget andmebaasis ja see on umbes 10%. Nii ja küsimus tegelikult ongi selles, et me tegelikult ju ei tea, kui palju meil on harvikhaigustega inimesi, aga 80 000 – 100 000 Eestis on juba päris palju. Ja ma lähtusin just definitsioonist, et haigus, mis esineb vähem kui 1/2000 inimesest. Ja ka eelnev ettekandja tuletas meelde, siin on küll palju olnud juttu lastest, aga harvikhaigused ei ole mitte ainult laste haigused. Harvikhaigused on sünnist surmani ja ma sellega ka lõpetan, et see on ka täiskasvanute haigus. Ja tõepoolest 80% harvikhaigustest on geenidefektidega seotud ja harvikhaigusi kindlasti on juurde tulemas, sest meie diagnostika paraneb. Mul küll vist see kell ei loe üldse tagasi, nii et ma pean... see mulle ei meeldi, ma tahaks ise... nüüd on. Ja aitäh. Ja siin Katrin juba eelnevalt mainis, et meil Eestis on diagnostika palju paremaks näinud ja siin on surmad kaasasündinud väärarendite tagajärjel ja ma ei lähe üldse detailidesse, aga te näete, et aastate jooksul on see oluliselt vähenenud ja siin üheks põhjuseks võib olla just paranenud diagnostika. Ja minu teemaks oli, et mida riik peaks tegema või mida riik juba teeb. Minu kõige esimene küsimus on, et mis on või kes on riik? Ja me oleme kõik koolis ja ühiskonnateadusi õppinud erinevate riigikordade ajal, aga alati ikkagi on see sama üks mõiste, et riik, see oleme meie. Et see ei ole tingimata, et kuskil on halb riik ja head inimesed, et tegelikult selle riigi me moodustame kõik, et see, mida riik teeb ka mingil määral, iseloomustab ka seda, mida me kõik teeme või kogu ühiskond teeb. Ja kui ma nüüd riigist veel paar sõna räägin, siis riigis on valitsus ja on Riigikogu teeb seadusi ja valitsus on täitevviiv võim, ehk siis valitsuse käes on raha, et Riigikogu käes tegelikult raha väga ei ole, et Riigikogu liige ei saa neid protsesse eriti mõjutada. Ja ma räägin siin niisugusest, et mis riik peaks tegema ja juba, mida riik juba teeb. Ja siin all, mu järgnevate slaidide all on niisuguse erineval värvil kirjutatud siis tekstid. Kui see tekst on sellise punasepoolne nagu siin, siis riigil on veel paranemisruumi ja mõne koha peal tuleb ka roheline tekst, mis näitab, et riigis on asjad päris hästi. Ja üks asi, mille riik peaks kindlasti tegema, riigil peab olema strateegia. Et mina ei nimetaks riiklikku strateegiat bürokraatiaks. See ei ole kindlasti see, et kui te hommikul üles tõusete ja teil mingit plaani ei ole, kuhu ma täna isegi lähen, siis te mitte midagi ei saavuta. Et riik peab ikkagi mingi strateegia tegema
et harvikhaiguste arengukava loodi 2014. Professor Vallo Tilman on sõna võtnud, et see vajaks uuendamist ja minu parima teadmise järgi, ma küsisin ka Sotsiaalministeeriumist järgi, et siiamaani nagu harvikhaiguste arengukava või strateegiat ei ole. Ja kui meil seda strateegiat ei ole, siis on väga raske nagu riigina edasi liikuda, et see peaks kindlasti olema. No riik peaks ka toetama kompetentsikeskusi. Mul oli väga hea eelnev ettekandja, rääkis Tartu Ülikooli Kliinikumi kompetentsikeskusest. Ametlike registrite järgi peaks olema ka kompetentsikeskus PERHis, aga selle kohta ma ei leidnud kuskilt nagu avalikest allikatest selle kohta informatsiooni. Ja riik kindlasti peab, ja mul oli väga hea meel näha, et riik ongi juba registreid hakanud looma, või mitte riik ei ole hakanud, või Katrin Õunap on teinud registreid, olles ise ka mitmeid registreid teinud, et see on väga suur töö ja tegelikult oleme me ju riigina väga heas olukorras. Meil on terviseandmete info andmebaas või TEHIK, kust meil andmed võiksid automaatselt liikuda, nii et arstid ei peagi enam midagi juurde tegema. Ja riik saab ka panna nagu mõõdikuid paika, et mida me tahame saavutada. Me päris nulli midagi viia ei saa, aga asjad peaksid ikkagi paremaks minna. Ja riigi osa on muidugi ka rahastamine. No, minu hinnangul on riigil siin selles osas veel rohkelt arenguruumi, sellepärast ta ei olegi rohelist teksti siia saanud. Nüüd, mis Eestis on, riik peaks ka tagama või oma asutuste kaudu siis, et meil oleks hea diagnostika ja selle kohta ka vaadates nagu rahvusvahelist kirjandust on Eesti paistab hästi silma, et meil on vastsündinute screening-programmid, mis on parim Balti riikidest, parim ka Lätist ja Leedust. Siis meil on geneetilised testid on väga head ja me ka eelnevatest ettekandsetest kuulsime, et meie geneetilised testid on head ja ka see on üks arstide koolitamine. Alati saab paremaks teha, aga siin minu arust võiks Eestile küll anda selle rohelise teksti, et Eestis on siin hästi. Nüüd riigi ülesanne oleks ka tagada harvikhaiguste ravi, see ei tähenda tingimata, et kõike peab rahastama, aga riik peab seda vähemalt tagama. Siin juures tuleb küll kurbusega märkida, et väga paljude harvikhaiguste vastu niisugust spetsiifilist või selle haiguse vastast ravi ei ole. Alati on mingisugused meetodid olemas. Millegipärast ilmselt ka teadaolevatel põhjustel ravimid on väga kallid ja teatud haiguste korral need ravimid vaatamata oma kõrgele hinnale, nende efekt on sageli ka tagasihoidlik ja sellest, kui palju Tervisekassa rahastas, oli juba eelnevalt juttu. Nüüd sellest oli ka natuke juttu, et riik saab oma seadusi teha, oma reegleid panna, et ravimite registreerimine oleks lihtsustatud ja Marko siin natukene ka juba uuest ultraharvikhaiguste ravimite rahastamise seadusest rääkis ja võiks riigil olla ka mingi mehhanism, kuidas Euroopas registreerimata ravimeid rahastada, aga seda praegu ei ole ja sellega võib-olla on aega ka edasiliikumiseks. Riikidevahelistest hangetest ja hinnaläbirääkimistest oli ka juttu. Nüüd uus ravimite regulatsioon, mis Euroopa Liidus tuleb, see peaks tulema siin 3-4 aasta pärast. See tegelikult räägib, et ravimite hankimisel võiksid olla üleriiklikud või üle-euroopalised niisugused hinnakokkulepped, et kus siis ei ole nii, et kui ma elan Saksamaal, siis ma saan seda ravi, aga kui ma elan väikses Eestis, siis ma ei saa. Sinna poole Euroopa regulatsioon ka liigub ja ravimite hindamisest oli ka juttu, sellest samast kulutõhususe analüüsist, et ma toon siin ka Inglismaa näite, kus Inglismaa on oma seda QALY-d
läve nagu nihutanud ja kui tavaliste haiguste korral on kuskil 230 000 naela, siis harvikhaiguste korral nemad ütlevad, on 300 000 naela. Nii et see lävi on palju madalam, et saada ka harvikhaigust nimetada, et see on kulutõhus, arvestades seda kogu olukorda. Ja mis riik on praegu loonud? Riik on paar aastat tagasi, mitte 2004, vaid 2024, ma väga vabandan selle vea üle, et ma kontrollisin küll 1000 korda, aga ikka vead sisse. Et 2024 tegi riik niisuguse fondi, millel on harvikhaigustega laste ravi ja lapseeas alanud ravi toetamine, lapseeas alanud haiguste ravi toetamine. Niisugune fond on, sinna pannakse igal aastal 3,9–4 miljonit, selleks aastaks on seal ka 3,9 miljonit ja taotlemine seal käib siis Riigi Tugiteenuste Keskuse kaudu. Ja mis siis sealt rahastatakse harvikhaiguste ravi alustamist ja jätkamist, rahastatakse ka harvikhaigustega kaasuvaid teenuseid, siis ka rahastatakse ka harvikhaigustega lapse pere omaosaluse kulu ja rahastatakse ka transpordikulusid, mis on siis seotud, kui harvikhaigusega laps peab Eestist välismaale ravile minema või isegi kui ta peab Eesti-siseselt liikuma. Ja eelmisel aastal siis see rahastamine käib või seda taotlust saavad esitada ainult organisatsioonid, kellel on juba kogemus harvikhaiguste rahastamisel ja siin eelmine aasta 2 miljonit sai Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond, Tallinna Lastehaigla lastefond sai 1,5 miljonit, nii et ja selleks aastaks ka on raha olemas, nii et kindlasti see pakub väga, 4 miljonit on väga suur raha või vähemalt mulle tundub, et see on väga suur raha. Nüüd sellest uuest ultraharvikhaiguste registreerimisest oli juba juttu. See nüüd erineb sellest eelmisest selles mõttes, et sealt rahastatakse ainult Euroopa Liidus registreeritud ravimeid. Harvikhaiguste ravimite numbrist juba Marko rääkis, selle me saime Sotsiaalkomisjoni ja Tervisekassaga kokkuleppele ja seal ka monitooritakse neid haigeid, et kuidas siis kulgeb see ravi ja mis siis kuna võib selle siis ära lõpetada. Ja üks asi, millest ei ole üldse juttu olnud, et väga olulised on ka teadusuuringud. Ja teadusuuringuteks, eriti akadeemilised kliinilised uuringud, mitte ravimfirmade uuringute rahastamine, aga Eestis on vähe akadeemilisi uuringuid ja riik võiks siin ka toe alla panna, et neid akadeemilisi uuringuid rahastada, aidata meie arstidel ja teadlastel konsortsiumites või haigetel konsortsiumites osaleda ja aidata ka laste osalemist kliinilistes uuringutes. Ja riik peaks ka aitama patsiendiorganisatsioone, nii rahalisi toetusi, personaliabiga, kohandatud õpet ja hooldajate toetus. Siin nagu harvikhaiguste osas mingeid erinevusi ei ole, et kõik nagu sõltumata puudest, siis riik nii palju rahastab kui võimalik, aga siin ka on paranemise ruumi. Ja kokku võtaksin, et mis on siis Eesti tugevused. Eesti tugevused on kindlasti digitaalne Eesti. Et meil on digitaalsed terviseandmed, me saame neid hästi koguda, me saame nende põhjal haigetele abi anda, me saame nende põhjal teadusuuringuid teha, me saame nende põhjal ka vaadata, kui palju meil midagi on. Me oma geneetilise diagnostika võimekusega võime uhked olla. Üks suur pluss, mis Eestil on, et me oleme väike riik, see on võib-olla pluss ja miinus, aga ütleme selles kontekstis on see suur pluss, meil haiged ei kao ära. Et ma olen ise ka väga palju uuringuid teinud, keegi ei usu, et meil tuleb nagu 90+% haigeid tuleb ka 3 aasta pärast tagasi. Sest kui meil naabrid ju teavad, kus keegi kuskil on, me saame oma haiged alati kätte ja see on meil väga suur pluss ja meil on kompetentsed arstid ja õed, et seda ma tahaksin ka öelda. Mis nüüd on meie nõrkus, et meil puudub plaan ja vaat kui plaani ei ole, siis on natuke raske edasi liikuda.
väike riik, vähe haigeid, vähe uuringuid, haiged ei pääse uuringutesse, siin me vaevalt, et midagi väga suurt teha saame ja riigi piiratud rahalistest võimalustest on ilmselt kõik kuulnud ja uue sõjakolde avamine kuidagi meie elu ka paremaks ei tee. Ja siin on paar lihtsalt mõtet, et kuidas me saaks edasi, me peaks hakkama, siin ma panin niisuguse järjekorras, harvikhaiguste register juba toimib, strateegia me peaks riigina tegema ja siis sealt saame siis tulla välja ka rahastamise aluste ja patsiendiorganisatsioonide rahastamisega. Ja ma sügavalt olen teaduse usku ja teadmispõhiste asjade usku, nii et parem panustamine teadusesse tegelikult lõpptulemusena toob meile parema diagnostika ja ravi. Ja ma lõpetada tahaksin küll emotsionaalselt, ma tean, et iseendast ei ole nagu hea rääkida, aga ma siiski mõtlesin, et see kolbab siia konverentsile hästi ja siin konverentsil ei olnud tegelikult ühtegi harvikhaigusega inimese last. Ja mina esindan siis niisugust, minu ema põdes retinapigmentdüstroofiat, alates 10. eluaastast ta hämaras enam ei näinud, 30 viimast eluaastat oli ta täiesti pime, geneetiline haigus, mida arvatakse, et Eestis on üks 300 tükki, ravi tänaseni ei ole. Kui ma ütlen nii tagant öeldes, et kas mu vanaema kannatas selle all, et tema tütrel oli see haigus, jah, ta kannatas. Kui ma tütrena vastan, et kas ma tahaksin oma ema ümber vahetada, mitte mingil juhul. Nii et minu ema oleks ütelnud, et mina ei taha kaastunnet. Seda ma tean isegi, mis mul viga on. Aga ma tahan, et võtke mind sellisena, nagu te võtate kõiki ühiskonna liikmeid. Ja kui selle nimel me igaüks tegutseme, ma usun, et maailm saab natuke paremaks ja mina tänan teid tähelepanu eest. Aitäh. Kas on küsimusi saalist? Sealt käsi. Kohe ei saa, ma pean selle arengukava teemal sõna võtma, kuna ma olin ka selles komisjonis, kes selle koostas 2014 ja seda tehti ainult Euroopa Liidu linnukese pärast, et seda nõuti ja see pandi riiulisse, seda ei viidud ellu. Ja kui ma nüüd olen Sotsiaalministeeriumilt küsinud, et kas nad algatavad uue arengukava tegemise, nad on öelnud ei. Nad ütlevad, et see on meie enda teha, kuidas me seda tööd korraldame. Et kuidas sina näed, kuidas me seda muuta saaksime, et ministeeriumil tekiks huvi seda arengukava uuendada? Ja ma küsisin selle sama küsimuse nagu sina eelmisel nädalal ja mulle öeldi ka, et see arengukava ministeerium, et meil on riik, kes tahab bürokraatiat vähendada. Aga ma ütlesin ka oma ettekandes, et arengukava ei ole bürokraatia. Et meil on niisugune plaani tegemine peaks olema ja selleks ei pea tingimata olema ministeeriumi inimene, et seda arengukava peavad alati tegema spetsialistid, et seda ei saa nagu ametnik teha, nii et ma püüan omalt poolt, teie püüdke omalt poolt. Ma arvan, et meil peab mingi kava olema, muidu me jäämegi siia olukorda, kus me praegu oleme ja see ei aita mitte kedagi kaasa. Kellelegi kaasa, jah. Saalist veel. No siis üks küsimus online'ist ka ja siis liigume edasi. Inimene on kirjutanud. Me teame, et fondidelt võetakse annetustega ostetud ravimitelt 9% käibemaksu, samas riik ei panusta sentigi. Kas see on teie arvates õige? Kas ravimite käibemaksu alandamine nõuab poliitilist otsust? Tänataks. Ja vastus sellele on muidugi et see ravimite käibemaksu alandamine, nii nagu igasuguse maksu alandamine või tõstmine, nõuab poliitilist otsust. Ma ei tööta Rahandusministeeriumis, ma ei ole ökonomist, et see on... See diskussioon peab jätkuma, see ei saa ülehomme või ülehomme juhtuda, aga niimoodi ei saa ravimite käibemaksu langetada, et me langetame, ütleme, harvikhaigustega või me langetame ainult pahaloomuliste kasvajatega või me langetame ainult silmahaigustele, et kui ravimite käibemaksu langetamine läheb, siis see peaks käima kõigi ravimite kohta ja seal on juba siis
riigil juba on rahalised huvid ja mitte riigil endal ei ole rahalisi huvid, need rahalised huvid on meie kõigi huvid, sest sellest, mis riik raha kokku kogub, see ju inimestele jagatakse laiali, nii et selles mõttes ei ole väga kerge küsimus. Kiire küsimus üks veel. Kui hästi riigi vaates on see 4 miljonit juurde antud eurot investeeritud harvikhaigustesse? No see tegelikult ongi, mina näen ainult neid andmeid, mis ma teile täna näitasin, et ma ei tea neid detaile, aga seal riik on väga selgelt pannud need kriteeriumid paika ja see raha vähemalt mul on riigi või Sotsiaalministeeriumist korduvalt öeldud, et seda ei saa kasutada ükskõik milleks tahan, et see ongi ainult need 4 punkti, harvikhaiguste ravi, perekondadele abi reisimiseks või siis abi ka omaosaluse katmiseks. Nii et minu parima arusaamise järgi on kõik see 4 miljonit läinud harvikhaigustele. Sa võib-olla tead rohkem, aga... Ma tahtsin tegelikult küsimuse küsida, et kui kaugel on see seadusemuudatus, mis võimaldaks haiglaapteekidel ravimeid otse maale tuua, et see meie jaoks väga-väga oluline, harvikravimite osas väga oluline, see kiirendaks oluliselt ja see oleks ka väga palju odavam. Selle kohta vana ettekandjana ma vastan, see on hea küsimus. Ma arvan ka, et see niisugune selline kitsas variant, et seal on üks lai variant ja kitsas variant, kuhu harvikhaigustega inimesed nagu sobituksid. Me oleme selle välja pakkunud. Euroopa Liit tegi sinna oma kommentaarid, minu teada on need Euroopa Liidu kommentaarid tagasi tulnud ja sellega praegu Sotsiaalministeerium tegutseb nende Euroopa Liidu kommentaaridega, et ei oleks ebavõrdne konkurents, et seal need kommentaarid olid nagu selle kohta, ma väga loodan, aga see on küll, ma loodan, ma lubada ei saa, et selle Riigikogu koosseisu ajal võetakse see vastu, aga ma ei saa lubada. Aitäh! Riigikogu liige ja Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor Irja Lutsar.